Nii, tere hommikust kõigile ja tere tulemast seminarile katsetava poliitikakujunduse võimalused ja väljakutsed Eestis. Ja mina olen Nurkse instituudi kaasprofessor Külli Sarapuu ja täna moderaatori rollis. Mis me täna teeme? Et meil on siis seminar, mis tutvustab Ragnar Nurkse Innovatsiooni Valitsemise Instituudis professor Inga Raudla juhtimisel aset leidnud uurimisprojekti, mis siis kestis 2021 kuni 2025 ja mida me uurisime, oligi siis see, et kuidas katsetav poliitika kujundamine praktikas töötab. Ja täna me siis nii tutvustame selle projekti leide, kui meil on väga hea meel, et meil on kohal siin nii praktikud, kes siis teavad seda katsetamise köögi poolt Eestis kui ka siis rahvusvahelise taustaga eksperdid. Ja kuidas me täna liigume, et meil on ajakava on üsna tihe ja kõigepealt professor Inga Raudla tutvustab projekti, siis meil on väga hea meel, et meiega on Helelin Tammsaar, kes siis töötas üle 6 aasta Riigikantselei juures ja nägi ise kogu seda katsetamise köögi poolt ja selle süsteemiga ülesehitamist ja juurutamist Eestis. Nii et siis Helelinilt saamegi küsida, et milline pilt sealt köögi poolelt avaneb katsetamisele. Siis Johanna Vallistu Nurkse instituudist tutvustab meie projekti leide, et mis meie siis leidsime, et mis meil väljakutsete ja võimaluste osas katsetamisest välja tuli ja kus oluline roll on ka siis võrdlusel Soomega ja Soome kogemusega. Ning siis meil on väga hea meel, et meil on kohal siin Ulla Saar, kes siis on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi töö- ja võrdsuspoliitika asekantsler ja ise olnud siis suurte tööturukatsetuste algatamise juures ja innovatsiooniekspert Piret Tõnurist OECD-st, kellel on lai rahvusvaheline pilt sellest, et kuidas siis katsetavat poliitika kujundamist saab kasutada ja kes siis omalt poolt saavad peegeldada, et mida sellest eelnevalt esitatust arvata ja kuidas võib-olla ka täna katsetava poliitika kujundamisega edasi minna. Ja kuna meil on ajakava on üsna tihe, et siis on selline palve, et kui teil tekib jooksvalt küsimusi või kommentaare, mida tahaks jagada, et neid julgelt kirjutada chatti. Et mina moderaatorina hoian siis chatil silma peal ja meil on diskussiooni osa on plaanitud lõppu, aga et kui on midagi väga pakilist, et siis me saame seda ka vahepeal küsida ja käsitleda. Ja me salvestame tänast seminari, et siis hiljem oleks võimalik seda ka jagada nendega, kellel ei olnud võimalik täna hommikul kohale tulla. Nii et aitäh kõigile ja hakkame peale ja ma annaks esimesena sõna professor Inga Raudlale, et natuke rääkida meie projektist. Ja, tere hommikust kõigile. Tõesti suur rõõm näha nii paljusid katsetamishuvilisi, et väga põnev saab olema siis teiega arutada, mis me oma projektis uurisime ja ka leidsime. Nagu Külli ütles, siis me juba 5 aastat oleme siin toimetanud selle katsetamise uurimisega ja projekti ametlik nimi oli eksperimentaalsed lähenemised, institutsionaalsed innovatsioonid fiskaal- ja finantspoliitika valdkonnas. Et tegelikult me vaatasime ka nendest poliitika valdkondadest veidi kaugemale. Ja meie tiimis oli siis 7 teadlast TalTechist, lisaks siis minule Külli Sarapuu ja Johanna Vallistu, kes täna ka siin on, aga ka veel Kerli Anno, Eget Juuse, Nastasja Harbuzova ja Aleksandr Sepilovs. Ja meid siis rahastas Eesti Teadusagentuur ja oleme üli tänulikud selle võimaluse eest neile siis. Ja väga lihtsalt kokkuvõttes, mida me siin uurisime, oligi küsimus, milliseid võimalusi ja väljakutseid kätkeb katsetav poliitika kujundamine. Nüüd võib-olla esimene küsimus, mis teil võib tekkida, ongi, et aga mida katse üldse tähendab? Ja tõepoolest, selleks, et aru saada, mida see kujutab, me enda jaoks panime ka selge definitsiooni paika ja võiks siis katset määratleda kui uute lahenduste testimist piiratud mahus ja piiratud aja jooksul saamaks infot edasiste poliitika otsuste jaoks. Ja katsed võivad
võtta erinevad vormid. Meie oma projektis vaatasime siis jukusid, mis on kõige sellised klassikalisemad katsed, juhuslikustatud kontrolluuringud, inglise keeles randomized controlled trials, võib-olla olete näinud seda RCT lühendit ka. Räägin natuke hiljem sellest, mis jukud siis on, igaks juhuks, kui veel ei ole kokku puutunud nendega. No, pilootprojektid, need on Eestis kindlasti enamikule tuttavad. Siin idee on siis piiratud aja jooksul, piiratud ulatuses lahendust katsetada, aga no ilma siis kontrollgrupita ja ilma juhusliku jaotuseta. Siis disaini eksperimendid, mida meil ka Eestis päris ulatuslikult on juba kasutatud ja idee on siis siin püüda välja töötada uus lahendus, aga teha seda nii, et küsitakse siis lahenduse kasutajatelt korduvalt tagasisidet, et siis seda selle tagasiside alguses järjest parandada. Ja me vaatasime ka eksperimendi või siis katse all eksperimentaalset seadusandlust. No, seda Eestis pigem ei ole ulatuslikult kasutatud, aga Soomes ja mõnedes teistes riikides on. Ja siin idee on siis võtta vastu seadus teatud perioodiks, hindamaks selle mõju. Ja kui selgub, et see mõju on selline, nagu eeldatakse, siis tehakse see seadus püsivaks. Kui ei, siis seda jätkata. Nüüd siis analüüsi fookuseks geograafilises mõttes, nagu küll juba vihjas, olid meil Eesti ja Soome. No, projekti mõnedes teistes osades, mis siin puudutas finteki ja regulatiivseid liivakaste, me vaatasime ka teisi Balti riike. Ja üks projekti osa, mis vaatas ühte konkreetset katsetamist töögarantii valdkonnas, siis olid meil ka Prantsusmaa, Kreeka ja Austria juhtumid, aga täna tõesti räägime siis eelkõige Eestist ja Soomest. No, miks neid kahte riiki siis valida, miks neid võtta? No, Soome tundus olevat kõige loogilisem valik just see katsetava eksperimenteeriva poliitika kujundamise uurimiseks, sest neil on väga palju kogemusi praeguseks juba tõesti ja erinevat tüüpi eksperimentidega. Sealhulgas ka sellised laiaskaalalised jukud, siis juhuslikustatud kontrollkatsed. Eestis mõningaseid kogemusi on katsetamisega, just pilootprojektide, disaini eksperimentide vormis, aga sellist laiaskaalalist jukut pole seni läbi viidud. Ja Soome kohta taustaks, et Soomes tegelikult see eksperimentaalne või katsetav poliitika kujundamine on juba kasutusena mitu aastakümmet ja erilist tähelepanu sai see siis umbes dekaad tagasi peaminister Sipilä valitsuse ajal, kus sai terve suur programm eksperimenteeriv Soome, mis siis 4 aasta jooksul väga süstemaatiliselt katsetavat poliitika kujundamist edendas ja juurutas. Aga vaataks neid mõningaid näiteid nüüd, et tekiks võib-olla neile, kes nii palju ei ole katsetamisega kokku puutunud, seda tunnetust, kuidas see võiks siis välja näha, kuidas võiks avalik sektor katsetada. Ja nagu öeldud, siis kõige klassikalisem või ütleme kõige teaduslikum versioon, kuidas katsetada poliitika kujundamisel ongi siis juhuslikustatud kontrolluuring, kus idee on, et me jagame inimesed kahte gruppi, eksperimentaalgruppi ja kontrollgruppi ja teeme seda juhuslikult ja eksperimentaalgrupi liikmed kogevad testitavat poliitikalahendust ja kontrollgrupp mitte. Ja siis me vaatame, kas nende huvitavate näitajate puhul, mida me analüüsime, on mingid erinevused nende kahe grupi vahel. Idee ongi vaadata, kas see lahendus, mida me testime, on mingi mõjuga. Aga kõige parem seda seletada ongi vaadata võib-olla ühte konkreetset eksperimenti, mis oli ka väga kuulus, mis Soomes läbi viidi, mis oli see kodanikupalga eksperiment. Ja see nägi välja siis nii, et valiti töötute hulgast 2000 inimest, kellele maksti 2 aasta jooksul 560 € kuus. Ja see oli tingimusteta toetus. Seda said siis kõik ükskõik, kas nad siis läksid tööle või mitte. Ja huvi oligi vaadata, või see eesmärk oligi vaadata, kuidas see mõjutab tööturu näitajaid. Kas kui inimesed saavad endale taskusse 560 €, kas nad siis lähevad lisaks ka tööle või mitte. Ja vaadati ka heaolu näitajaid lisaks siis tööturu näitajatele. Mida leiti? Leiti seda, et tööturu näitajate osas ei olnud väga vahet kontrollgrupi, eksperimentaalgrupi vahel heaolule,
sellel kodanikupalgal oli küll positiivne mõju. Ja kui nüüd küsida, mis sellest projektist siis sai, no ega väga midagi ei saanudki. Kodanikupalka Soomes endiselt ei ole, küll aga Soome sai vähemalt 10 korda kuulsamaks tänu sellele eksperimendil. Aga lisaks sellele eksperimendile, sellisele suurele jukule, siis, mis Soomes läbi viidi, on mitmeid teisi selliseid strateegilisi jukusid ka Soomes olnud, mis on palju vähem tähelepanu saanud. Aga mida on kasulik siin mainida, näiteks siis alushariduse katse kestis 4 aastat, valiti 15 000 last eksperimentaalgruppi ja nad alustasid siis alusharidust 5-aastaselt. Ja 2 aastat varem kui siis tavaliselt ja idee oligi vaadata, kuidas see mõjutab siis haridusnäitajaid, kas see vähendab näiteks soolist lõhet võrreldes siis nendega, kes hiljem alustavad. Hindamine veel käib, lubatud on, et aasta lõpuks saame siis teada, mis see vahe oli. Nüüd siis ja veel üks suure juku näide Soomest värbamistoetus üksikisikust ettevõtjatele, kus siis valiti juhuslikult 3500 ettevõtjat, kellele öeldi. Kui te võtate endale juurde siis töötaja oma siis üksikisikust ettevõttesse, siis on võimalik saada 10 000 eurot värbamistoetust esimese aasta jooksul. No, selle uuringu läbiviimine on juba lõpetatud ja selgus, et need, kes siis seda toetust said, võtsid töötajaid rohkem tööle 0,6% punkti ulatuses. Nüüd siis pilootprojektide näiteid. Eestis väga kuulus tegevuspõhine eelarvestamine, eks ole, millest meedias nüüd peaaegu iga nädal räägitakse, aga seda ka piloteeriti tegelikult mitmes faasis. HTM alustas sellega 2015, Sotsiaalministeerium 2018, kõik teised 2020, aga mis me siin oma intervjuudest kuulsime, oli seda, et see õppimise aspekt seal jäi pigem võib-olla puudulikuks, et selle piloodi eesmärgiks pigem oli siis tõestada, et on tehniliselt võimalik niimoodi see eelarve kokku panna, aga mida oleks võinud küsida, et siis maksimaalselt õppida, et kas see võimaldab teha paremaid otsuseid, juhtimisotsuseid, eelarveotsuseid ja kindlasti selle piloodi puhul oleks võinud ka poliitikuid diskussioonidesse kaasata. Nüüd siis tööturuteenuste reform Soomes. Ka huvitav näide, kus siis idee oli delegeerida osa tööturuteenuseid omavalitsustele ja testida seda kõigepealt siis 4 aastat, et kas töötab, kas COVID saavad hakkama. Ja siis juhtus aga nii, et poole projekti pealt või poole piloodi pealt saabusid valimised ja enne valimisi vahetult siis otsustas valitsus, et see reform tehakse püsivaks, kuigi ühtegi analüüsi veel ei olnud, tehtud isegi mingit esialgseid analüüse, sest projekt oli poole peal, eks ole. Nii et tehti lihtsalt poliitiline otsus ja kõik, et see lahendus läheb käiku. Ja piloot siis lihtsalt jätkus, see tõi natuke segadusest, me polnud enam siis kindel, mida piloteerib. Ja võib-olla ka siis üks eksperimentaalse seadusandluse näide Soomes, kus siis idee oli testida, et kui me anname tööandjatele sotsiaalmaksu vabastuse Põhja-Soomes, kas see toob juurde siis Põhja-Soome töökohtasid. Selgus, et ei olnud olulist mõju sellel maksusoodustusel ja selle info valguses see siis lõpetati. Siis disaini eksperimendi näide Eestist, see oli ka siin mitu aastat tagasi juba ja idee oli siis kasutada seda disaini eksperimendi loogikat, et parandada riigieelarve eelnõu seletuskirja ja eelarve info visuaalset esitamist ja koguti siis tagasisidet erinevatelt kasutajatelt, poliitikud, ajakirjanikud kaasatud. Tundub, et võib-olla peaks ühe raundi uuesti peale tegema, et siin palju nurisemist ka selle seletuskirja praeguse formaadi osas on. Aga jah, mida siis kasude osas katsetamine meile lubab? Kui me katsetame poliitika kujundamisel, mis siis paremaks läheb? Kõige selgem kasu on see, et see pakub infot, mida muidu ei oleks. Et võimaldab õppimist just selles osas, et me saame näha, kas see testitav lahendus toimib ikka nii, nagu arvatakse või on pigem teistsugused mõjud. Ja tänu sellele on võimalik siis teha targemaid otsuseid.
Nagu me näeme, siis katse käigus, eks ole, et see poliitika lahendus, see uus idee, sellel pole oodatud mõju, siis me lihtsalt ei skaleeri seda, ei tee seda püsivaks. Ja tänu sellele põhimõtteliselt peaks siis olema võimalik säästa kulusid, Eestis praegu oluline märksõna, ja vältida laiaskaalalist läbikukkumist. Samuti peaks katsetamine soodustama avaliku sektori innovatsiooni. Katsetamine ongi tegelikult innovatsiooni tsükli üks oluline osa, eks ole, enne uue idee skaleerimist me katsetame, kas see toimib. Ja võiks olla kasu ka see, et kui me näeme, et mingil uuel lahendusel või reformil on see mõju, mida eeldati, et on, mis katse käigus selgub, siis võib saada täiendavat toetust sellele reformile ja seda siis hakata ellu viima. Ja idee poolest võiks ka soodustada koostööd. Aga on ka terve rida väljakutseid, sellised diskussiooni teemasid, mis meie projekti käigus väga selgelt üles kerkisid. Esimene selline, keerukus, siis ütleme, et on küsimus, et missugust rooli poliitikud peaksid katsetamises mängima, et me kuulsime oma intervjueeritavate päris palju seda just Soomes, kus neid katseid on ka palju tehtud, et sageli poliitikud tahavad lühemaid eksperimente, et kiiresti enne valimisi oleks tulemused olemas, mis siis eksperimendi analüütilisele kvaliteedile tingimata ju kasuks ei tule. Siis sellised narratiivid või ütleme ka selle katse või eksperimendi konnotatsioon kipub just Eesti kontekstis problemaatiline olema. Et me kuulsime intervjuudest, et katse kõlab kuidagi riskantselt, et kardetakse just seda, et katse kukub läbi ja siis hakkab meedia kritiseerima, et jälle raisati riigi raha. Ja paradoksaalselt, mis meile tundub Eesti kontekstis, on see, et ühelt poolt tahetakse väga, et avalik sektor oleks innovatiivne, aga samas katsetamine on väga sellise negatiivse tähendusvarjundiga, nii et see üks väljakutse Eestis kindlasti on, kuidas seda tähendusvarjundit siis muuta. Samuti õppimine eksperimentidest, katsetest ei toimu kahjuks nii ulatuslikult, kui see võiks. Tegelikult nägime seda nii Soomes kui ka Eestis, et sageli see õppimisfaas, sellest hüpatakse kuidagi üle, sukeldutakse uutesse projektidesse ja jääb siis tegelik kasu sellest katsest saamata. Samuti rahastamise küsimused, eriti kui Eesti kontekstis kuulsime, et rahastus, kui tuleb Euroopa Liidu fondidest, siis on piirangud tegelikult sellele, kui palju see katse võib läbi kukkuda, sest samas läbi kukkumine katsete puhul paratamatu osa on. Ja koostöö koordineerimise teemasid ka päris palju üles kerkib, eriti kui on niisugused keerukamad katsed, mis siis erinevaid osapooli hõlmavad. Aga nendest kõikidest teemadest räägib siis Johanna meile lähemalt. Oleme ka teaduspublikatsioone avaldanud oma kogutud andmete põhjal, mõned slaidid siin selle kohta tegin, kellel on täpsemat huvi selle kohta, andke julgelt teada, jagame hea meelega oma teadusprojekti tulemusi siis. Hästi, minu poolt praegu kõik. Suur aitäh, Ringa, et meil on tulnud chati 2 täpsustavat küsimust kodaniku palga eksperimendi kohta, et ma küsiks need ikkagi ära, sest et need just siia ajahetke sobivad. Ilmselt sa oskad ka hästi lühidalt vastata, et esimene on kas-küsimus, et kas uuringust tuli välja, et osalejad siiski siirdusid pigem tööturule, kuigi neile baassissetulek oli tagatud. Ja teine küsimus, et kuidas kodaniku palga eksperimendis eetilised printsiibid olid tagatud, kui osad töötud said ja teised ei saanud sissetulekut. Ja, äärmiselt head küsimused. Just, et see tulemus oligi see, et ei olnud väga vahet, et nad ikkagi, kui võrreldi siis töötud, kes ei saanud raha ja neid, kes said, siis tulemus oligi see, et ei nähtud olulist vahet selles osas, kas tööle mindi või mitte. Ja see eetiliste aspektide teema, selle üle alguses oligi pikalt diskussiooni, eks ole, et kuidas seda siis teha nii, et ei tekitaks protesti rahva hulgas, et kuidas on nii, et osa siis saab 560 € taskusse 2 aasta jooksul. Ja siin on Soomes tegelikult katsetamise jaoks päris, ma arvan, et hea süsteem välja mõeldud, sest iga kord, kui selline laiaulatuslik katse toimub, kus siis juhuslikust statust kasutatakse,
ja siis osa inimesi tõesti saab mingit tasu ja kui teised ei saa, siis selleks võetakse vastu eraldi seadus ja see seadus käib läbi siis ka parlamendi põhiseaduskomisjonist, mis teostab väga sellist tugevat järelevalvet selle üle ja vaatab ka seda, et oleks siis hästi disainitud see eksperiment ja et jälgitaks ka selliseid teaduslikke põhimõtteid. Et selles mõttes on huvitav Soomes, mis ma ka kuulsin intervjueeritavalt, oli see, et see juhuslikkus just tekitabki siis selle õigluse tunde, et ei ole kuidagi valitud taotluslikult, vaid ongi loterii siis määrab, kes saab ja kes ei saa ja kuna seda tehakse siis eesmärgiga õppida, teha sellist uuringut siis mõju kohta, et siis selline eristav kohtlemine on õigustatud. Aitäh! Meil on chati veel 2 küsimust tulnud, aga need ma panen selle lõpudiskussiooni jaoks Tallele ja nüüd ma annaksin sõna Hele-Lind Tammsaarele, kes siis on lähedalt näinud seda katsetava mõtteviisi omaks võtmist Eestis. Et palun, Hele-Lind. Ja, tere! Kohe jagan slaide ka. Nii, küll ei ole hea kinnita, kas on näha? Jah, ilusti on näha. Nii on kuulda ka. Mina teid ei näe sellel ajal, kui ma räägin, nii et kui te tahate midagi märku anda, siis rääkige häälega. Nii, aga aitäh, et te mind ka kutsusite. Tegelikult see kutse oli hea võimalus korraks nagu mingit sellist tagasivaadet ja retrospektiivi teha. Ja teades, millest täna räägivad nii Ringa kui Johanna, siis ma otsustasin, et võib-olla on kõige mõistlikum just keskenduda sellele, et mida me oleme näinud, ütleme siis niimoodi köögi poolelt. Ja just selle tagasivaate osas, kui ma hakkasin mõtlema, et need asjad, mida täna siin just Ringa selles sissejuhatuses tegi, et see, kust meie innotiimiga ka liikvele läksime, oli tegelikult see nagu siiras imetlus, et vau, kuidas ikkagi tegelikult Soomes asju tehakse. Ja kahtlemata see kodanikupalga eksperiment, kuna see sai nii palju kõlapinda, see oli nii suur, tundus sellel hetkel nii teistmoodi mõtteviisi toov, et see tekitas meil tegelikult sellist nagu kadedust. Ja käisime ka nii-öelda privaatkonsultatsioonis Soome peaministri büroos töötab üks väga pika staažiga, väga äge proua Sirpa ja kes jagas ka seda, kuidas nad selle Juha Sipilä valitsuse ajal tegid nii-öelda ülevalt alla just sellist süsteemsemat tööd ja sellise katsetava mõtlemise või selle katsetamise kultuuri levitamist. Ja nii nagu mina seda mäletan, on see, et meil toimusid seal peaministri büroos sellised, mida nimetasid ildakoulu ehk siis õhtukool, kus nad siis ka poliitikutega ja valitsuse liikmetega mõtestati neid käimasolevaid teemasid ja mõeldi selle raames, et kuidas me saaksime rohkem tuua katsetamist. Ja sellega me läksime nii-öelda liikvele sellise siira imetlusega. Loomulikult me nagu rääkisime sellel ajal palju Demosega, kes oli seda ka toetanud Soomes. Ja ma mäletan, et mõned aastad hiljem, kui ma olin Soome disainerite kohtumisel ja ütlesin, et teil on ju siin see katsetamise kultuur, see kokeilukultuur ja et ma nii väga kadestan, et te ju katsetate nii palju. Ja ma mäletan, kuidas nad vaatasid mind nagu sellise küsiva pilguga, sest see termin ei öelnud neile mitte midagi ja sain aru, et okei, et võib-olla see, mida mina olin arvanud, et kui levinud see on, kui tavapärane see juba on, oli ikkagi väga suur ülehindamine. Ja nende aastate jooksul me oleme kahtlemata mõelnud selle peale, et tegelikult ju tahaks väga selliseid ka nagu ägedaid, nagu flagship selliseid eksperimente, nii et rahvusvaheline meedia on kohal, aga me saame ju täiesti selgelt aru, et need on sellised eksperimendid nii suurel skaalal, need on igal juhul peavad tulema hästi tugeva poliitilise toega, mis tähendab, et need on enamasti sel juhul ka kuidagi poliitilise agendaga. Ja need mõtted sellest, et me muudkui nagu kütame seda teemat üles ja igasuguseid asju võiks katsetada, aga nagu what if oled innotiim ja sa saad tellimuse juhtivatelt erakondadelt, et järgmine katse on, et kuidas saaksime kõik Eesti naised sünnitama 3 last. Ja sa mõtled, et kas me tahame kõiki neid asju, mis on niimoodi nagu poliitiliselt käivitatud katsed, et mis nende nagu head ja vead on.
Ja ma mäletan, et ma just Demosega sellise nagu selle kogu selle Eestis selle katsetamise eestvedamise käigus küsisin nende käest, aga kuidas te sellist nagu sisemist võimekust avalikus sektoris kasvatasite, mis peale nad mäletan, et lõid pilgu maha, ütlesid, et kui päris aus ole, et sellega me tegelikult ei ole üldse tegelenud. Ma mõtlen sisemised võimekused, eks ju siis just nagu ametnike tasand ja ministeeriumid ja allasutused. Ja kui lihtsalt niimoodi väike ajaline perspektiiv siia panna sellesse, et millises tempos ja milliste sammudega meie liikusime, siis 2022 saigi tegelikult alguses Demose abiga kokku pandud selline katsetamise raamistik, millega me käisime ka kantslerites ära. Ja see pilt on võib-olla siin natukene kirju, aga põhimõtteliselt me rääkisime sellisest nagu 3 suuremast teemast. Üks oli institutsionaalne õigusraamistik ja need teised suuremad mullid siis katsetamiskultuur ja tugi rakendamisel. Ja kuigi me selle nagu ülemise ja just selle nagu õiguslike teemadega me tegelesime, me vestlesime, siis nende osas me väga kaugele ei jõudnud, kuigi me eetikaga ka tegelesime ja selline eetikajuhend sai valmis, aga et me nägime ikkagi sellisena, kuidas meid oli loodud, et Innotiimi nagu hoovad olid toimetada selle katsetamise kultuuriga ja luua selliseid oskuseid ja võimalusi avalikku sektorisse. Sellest järgmisena saigi valmis katsetamise juhend, mille siis selline teaduskonsortsium ja koos Akaadianiga ja teadlased kokku panid, mis on minu arvates selles mõttes oli hea etapp, sest see sundis Eestis ka mõnes mõttes teadlasi töötama nagu terminitega, kuidas me räägime katsetamisest, milliseid sõnu me kasutame, milline võiks olla selline nagu selle protsessi erinevad etapid ja kuidas me sellele võiksime läheneda, et see katsetamise juhend ripub üleval ja üks väike fun fact siin kevadel kuulsin näiteks, et Nortalis pidi olema meie katsetamise juhend regulaarses kasutuses. Mida me selle katsetamise juhendiga selle otsa kohe ka tegime, oli hakata koguma katsetamise näiteid. Ja kui te lähete selle katsetamise koduleheküljele, siis sealt leiab tegelikult 37 Eestis läbi viidud katset, mis on seal ära kirjeldatud. Ja mis võib-olla siin ma nagu tahaksin ära mainida, on see, et see pani meid tegelikult olukorda, kus me saime aru, et me peame mõtlema selle peale, et kuidas me üldse mõtleme katsetamisest. Sest väga paljud need näiteks inimesed, kelle poole me pöördusime, et me tahaks teie sellist seda katsetust kirjeldada, siis nad ei olnud ise kunagi seda katsetuseks või eksperimendiks nimetanud või nad ei olnud seda sellisena raamistanud. Ja tegelikult me ju teame, et selliseid sekkumisi ja sekkumiste mõõtmisi toimub avalikus sektoris palju. Ja me Innotiimiga just, kui me mõtleme, et sellest katsetavast kultuurist ja katsetava mõtlemise levitamisest, siis me rääkisime sellest pigem sageli just laiemalt. Eks ju, et Ringa siin rääkis ka randomiseeritud kontrollkatsetest. Meie pigem üritasime sisendada inimestesse nagu mõtteviisi, et tegelikult katsetada saab ka väga väikeste asjadega. Küsides näiteks sotsiaalkindlustusametis töötavate inimeste käest, et need kirjad, mida te välja saadate, mida teie amet saadab vist miljonites välja, et kui sageli te seda kirja mitme olete testinud, selle loetavust, selle arusaadavust ja ka teistes olukordades, et kes kirju välja saadavad, et kas te seirate seda, et kui suur on selle kirja mõju, see, mida te üritate seda inimest näiteks suunata tegema. Ja sellistes olukordades inimesed enamasti jäävad mõtlema ja tuleb välja, et tegelikult sellist asja ei tehta, aga tegelikult ju võiks. Ja teine teema on ka seesama, mida siin just märkasin, et ka Ringa päris mitut seda sõna siin mainis, et tegelikult läbisegi on terve hulk sõnu katsetamise puhul kasutusel. Et eksperimenti meie hakkasime kohe alguses vältima, sest see tundus hästi selline manipulatiivse konnotatsiooniga, labor natukene. Oleme kasutanud katse, mõned meie kolleegid kasutavad katsetus, et see natukene niimoodi diminutiiv aitab võib-olla natukene nagu pehmendada seda. Aga kasutatakse, et me testime ja ilmselt kõige levinum on ikkagi piloodid, et see on see, millest avalikus sektoris räägitakse, aga piloodid sageli nende mõju ei mõõdeta, nii et need ei ole tegelikult puhtad katsed. Aga siis on ka, eks ju, seesama liivakast. Mul tuli meelde seda kokku panna, sest me oleme kunagi on liikvele läinud ka selline termin, et me võiks akvaariume teha, ehk et sellist terminoloogiat on läbisegi ja ristkasutuses.
Ja Innotiimis oleme me paraku seda meelt, et me ei usu juhenditesse. Nii et sellel hetkel, kui see juhend oli valmis saanud, siis tuli endale ikkagi nagu sügavale sisse vaadata ja öelda ausalt, et see juhend ei muuda maailma, et me peame midagi veel tegema. Ja kuna Innotiimi ikkagi nagu peamine suund oli tekitada alt üles innovatsiooni, anda võimalikult laialt avalikus sektoris neid võimekusi, et kõik need formaadid, mida me tegime, sellel põhinesid, siis tegelikult kõikides nendes formaatides on olnud katsetamine ühel või teisel moel ka seotud, eks ju. Disainiprotsessis selline lahenduse esmane testimine kasutajatega, kuni siis katsetamise praktikumini välja. Ja katsetamise praktikum, mida me oleme 2 korral teinud, selliseks loosungiks sai, miks katsetada, sest me ei ole nii rikkad, et teha asju, mis ei tööta. Nii et 2 eelmisel siis kevadel 2024 ja 2025 tegimegi jälle see alt üles. Meil oli jälle avatud kandideerimisega katsetamise praktikum. Ja oleme 2 korral seda formaati teinud, veidi ka täiendanud. Esialgu 5-päevasest formaadist sai 6-päevane formaat, millele veel eelnes üks selline nagu väike eelsessioon. Ja mille me tõime ikkagi tagasi, nii on meil kõikides muudes formaatides olnud, Innotiimi formaatides olnud ja esimesel katsetamise praktikumil ei olnud ja need olid välitööd. Et ikkagi me jõudsime selleni, et kui selle lahenduse väljapakkuja ei mõista inimese käitumist, siis see on probleem. Ja siis selle lahendus tegelikult võib seista väga-väga hapratel jalgadel. Ja siin on ka välja toodud need teemad, mis me siis erinevatesse päevadesse põimisime. Leiate siit mõistagi andmekaitse ja eetika, aga tegelikult kommunikatsiooni, sellise prototüüpimise, mõtlemise, aga ka katsetamise disaini. Ja need esimese ja teise lennu projektid, ma panin ka siia slaididel, olid tõesti nagu hästi erinevad. Et mina sellel esimesel korral toetasin Viimsit ja Harkut, et kuidas me saaksime põuaperioodil vähendada eraaedades kastmist. Meil olid Kaitseministeerium ja Kaitsevägi, kuidas me saaksime läbi sidususe tõstmise tõsta reservkogunemistel osalemist. Distsiplinaarrikkumiste vähendamine vanglates hommikutundidel, sest oli hüpotees, et halb uni, öised kontrollid, valgus ja müra rikuvad unekvaliteeti ja seetõttu on hommikuti väga palju selliseid konflikte valvurite ja kinnipeetavate vahel. Aga ka PPA digikioskid, mida esmakordselt taheti Sillamäel katsetada ja Sillamäel oli isegi eraldi ruum PPA hoones, kuhu see välja panna. Teises lennus oli jälle suhteliselt lai skaala asju, näiteks jälle vanglad. Vanglad on meil üldse viimastel aastatel sprintides ja muudes formaatides olnud väga aktiivsed osalejad. Ehk et kuidas võiks reageerida, kui krimmhoolduse reegleid rikutakse. Aga ka häirekeskuse töölaud, näiteks milline võiks olla häirekeskuse füüsilise töölaua ülesehitus sellisena, et ta toetaks töötamist. Liikuvuse ja koolide ümbruse ja turvalisuse katse, kus me panime Rae ja Tartu kokku, sest nad mõlemad kandideerisid väga sarnase teemaga ja siis oli väga mõistlik neil 2 seda katset ette valmistada. Minul endal oli, kuidas me saaksime vähendada Ida-Virumaal metsa alla prügi viimist ja Tallinn näiteks võttis ette sellise projekti, et mis oleks, kui me disainiksime ümber imikupaki, nii et see ei oleks terve hulk asju, mida kas kaasa ei võeta või siis visatakse ära või tuuakse uuskasutuskeskusesse. Ja miks see põhjus on, miks meie läksime just seda võimekuste tõstmise teed, on võib-olla selline tore eestikeelne lause, et metsarahva pink on lühike. Ehk et tegelikult ega meil ei ole väga palju inimesi, kes oleks näiteks akadeemias sellise avaliku sektori katsetega, oleks neil kogemust. Ja ega sellise katsetava mõtteviisi väga palju meil ka avalikus sektoris inimeste hulgas ei olnud. Aga miks me pidasime seda oluliseks, on see, et kui mujal maailmas selliseid suuri katseid, see näiteks, millest siin Ringa rääkis Soome puhul, need üldjuhul ju tellitakse sisse ja viiakse läbi kogu katsedisain, tellitakse ülikoolidelt ja teadlastelt. Et ma arvan, et meil lihtsalt ei ole ressurssi väga paljudes olukordades seda siin Eestis teha või meil ei ole ka neid inimesi.
Mõtteviisi juurde käis meie arvates ka see, et kui inimene mõtleb mingi lahenduse, mõne teenuse, mõne sekkumise peale, siis tal võiks tegelikult järgmisel korral peast läbi käia, et oota, kas seda oleks võimalik katsetada. Ja et ta näeks, mis väärtus on katsetamisel ja hilisemates etappides ta oleks tegelikult parem katsetuste tellija. Ja üldjuhul, mida see ikkagi tähendab, on see, et kui selliseid katseid ka ette valmistatakse mingite konsortsiumi partneritega, siis tegelikult ju selle katse läbiviija on ikkagi ise avalik sektor ja me peame aru saama, mida sellise katse läbiviimine tähendab. Üldiselt võiks öelda, et katsetav mõtlemine ei ole tegelikult väga raske. Et see on mõnes mõttes suhteliselt nagu loogiline, intuitiivne, me tegeleme sellega kogu aeg, aga katsedisain on väga raske. Et see ikkagi tegelikult sellise hüpoteesi sõnastamine, mis see on, mis on meie hüpotees ja mida me tahame mõõta. Nendel päevadel, kui me nendega tegelesime katsetamise praktikumis, see saal oli ikkagi nagu ajutossu täis. Ja mida me nägime oli see, et tuues sisse neid välislektoreid akadeemiast, kes sellist nagu eksperimentaaldisaini õpetasid, me pidime tooma selle taseme nagu võimalikult lihtsaks ja käies enne nendega läbi, et mis on need teemad, mis võiksid teie loengutes sees olla. Me mäletan, kui me ütlesime, et jah, see kõik on väga hea, mida te tahate rääkida, aga teeme niimoodi, et te kordagi ei maini programmi teooria ja kui te saate nii, et konstrukt ei ütle ja et agregeeritud andmed, proovise seletada, mida see päriselt ikkagi nagu tähendab. Ja katsetamine on raske ka sellepärast, et see on avalik sektor. Mõlemas lennus sai esimesel päeval ühe tiimi juhtkõne, et teda on koondatud ja nii heroilised, kui nad meil olid, kiitus teile, nad tegid need katsetamise praktikumi siiski lõpuni sellest hoolimata. Mis on saanud saatuslikuks on see, et sellist alt üles innovatsioon on kahtlemata entusiastide pärusmaa ja kui see inimene läheb ära enne, kui see katse ellu viiakse, siis keegi teine seda edasi ei vea. Mõni katse on siiamaani seisab selle taga, et raha ei ole, isegi 1000 eurot näiteks ei ole, et midagi katsetada. Kõik asjad avalikus sektoris võtavad aega ja see, et niimoodi ei saa teha, kas me rikume kellegi põhiõigusi, see on ülilevinud. Ringa pakkus enne ühe sellise definitsiooni. Mina olen jõudnud sellise definitsioonini avaliku sektori põhjal ja see on see, et katsetamine on logistiline ja tehniline erioperatsioon, mille läbiviimiseks tuleb inimestele aega anda, arvestades ja leppides sellega, et protsessis paljud asjad muutuvad, paljud pole võimalik ette näha ning tulemus ei pruugi olla see, mida sina lootsid. Mida on vaja katsetamiseni üldse jõuda? See tuleb tegelikult, inimesed peavad lahti laskma nendest tavapärastest toimemudelitest ja hakkama mõtlema teistmoodi, et kuidas me saaksime asju teistmoodi teha. Ja kui see lahendus on tihtipeale nagu olemas, millega näiteks ka katsetamise praktikumi tuldi, siis kohe alguses selgub, et see on tegelikult olnud selline liiga üldine ja tihtipeale liiga naiivne, niipea, kui sa hakkad mõtlema kõikide nende detailide peale, mida üks katsetamine endast ette kujutab. Nii, et seda aega on sinna vaja. Siis see fakt, et me ei suuda paljusid asju ette näha ja planeerida. Meil on tihtipeale hüpotees ja siis me lähme avalikus sektoris vaatama, et mis on need andmed, mis aitaksid meil mõõta mõju. Ja võib selguda, et neid andmeid me kätte ei saa. Aga kui me saame teistsuguseid andmeid kätte, siis me peame tegelikult tagasi minema ja ümber sõnastama oma hüpoteesi ja mõnikord ümber tegema ka terve selle katse sisu. On palju asju tuleb välja, mida on väga keeruline teha, mida on keeruline prognoosida, ehk et sellise katse ettevalmistamine võtab oma aja ja sellist nagu hästi palju edasi-tagasi põrgatamist selle osas, mis on võimalik, mis on realistlik ja milleks meil on jaksu, võimekust või raha. PPA kioskitega juhtus selline asi, et kas oli vist 2. või 3. katsetamise praktikumi päeval said nad aru, et sinna Sillamäele seda PPA kioskit, digikioskit katsetamiseks paigaldada oleks nagu pehmelt öeldes tobe. Sellepärast, et see võtaks ära Narvast ühe digikioski ja kui nad lõid kokku need numbrid, kui palju üldse Sillamäel oleks selle katsetamise perioodil aeguvaid dokumente, kui palju inimesi tuleks seda katsetama, siis nad said aru, et see lihtsalt ei vääri küünlaid, sest lisaks olid
väga paljud nendest inimesed eakad ja eakate biomeetriliste andmete sisse lugemine põhimõtteliselt iseseisvalt täna veel ei õnnestu. Võib-olla nüüd õnnestub, 2 aastat tagasi ei õnnestunud. Aga see oli põhimõtteliselt välja lubatud Sillamäele ja neil sellel tiimil, nemad olid olukorras, kus nad pidid minema ja ütlema, et see katse ei ole hea mõte. Ette ei ole võimalik näha, kui palju katse maksab. Need on asjad, mida me tihti peame, meie juhid küsivad, et okei, et te lähete nüüd liigute selle lahendusega edasi, aga mida see tähendab ja mis see maksma läheb? Me tegelikult reaalselt alguses ei tea. See selgub kõikide nende detailide käigus. Aga samal ajal see mõtteviis, mida me oleme püüdnud kultiveerida, on see, et katsetada on võimalik tegelikult tati ja teibiga ja väga lihtsalt. Ja sa ei pea tellima sisse IT-arendusi. Mingi hulga katseid on tõesti võimalik ära teha Exceli, mail merge'i ja tädi liidesega. Mida veel on vaja arvestada, on see, et meil tegelikult majades sees tihtipeale napib neid kompetentse, mida katsetamine vajab ja nende hulgas on kindlasti katsedisain, kui nendega edasi liikuda ja andmeanalüüs, et neid kahte meil peaaegu üheski tiimis ei olnud. Ja katset käivitades võib väga palju asju minna valesti. Mis on sellised naljakamad kogemused on olnud. Üks siin pensioniteate katse, mida Heidi Reinson rahvusvahelise teadlaste tiimiga ette valmistas ja 24 tundi enne, kui katse pidi laivi minema, tuli sõnum, et tegelikult need sõnumid, mille teie olete välja mõelnud, mis on kõik nagu väga täpselt disainitud sellise käitumispsühholoogia põhiselt, et juhtkond tegelikult tahaks natuke seal neid sõnastusi muuta. Et see ei ole üldse harv. Et selline vastupanu seest poolt, oma enda asutuse seest tuli meile üllatusena esimese katsetamise praktikumi ajal, mis tõttu me sellise sisekommunikatsiooniga tegelesime teise katsetamise praktikumi ajal tunduvalt tugevamalt. Juhid peavad olema selles inforingis, sellel teel ja mulle tundub, et sellele nagu vastu räägib see, et me tegelikult ei taha juhte väga tihti tüütamas käia ja esialgu meil ongi need mõtted hästi toored ja küsimusi on rohkem kui vastuseid, aga kui see jäetakse viimasesse hetke, see, kus kõik on juba peaaegu valmis, siis ja minnakse viimasel hetkel, siis see võib nagu jälle taaskord tõmmata pidurit. Ja eksperte ikkagi tasuks uskuda. Helelin, et ma väga vabandan, et ma sekkun, aga et meil ajakava pressib peale ja meil Ulla peab kahjuks enne ürituse lõppu ära minema, et siis võib-olla, kui sa saad välja tuua veel kõige sellised võib-olla olulisemad mõtted selle köögi poole pealt, et siis oleks hästi hea, et siis võib-olla saame edasi liikuda. Aitäh! Ja tõmban kiiremalt kokku. Ma tahaks öelda, et avalikus sektoris, kui sa teed välikatseid, siis sellised asjad, mida eksperimentaldisainis räägitakse, kontrollitud keskkonda ja kontrollitud tingimusi ei ole. Põuda ei ole 2 suve jooksul tulnud. Vanglates juhtus asi, mida te olete ilmselt meediast siin lugenud ja seda vastupanu võib tulla mujalt. Ja lõppkokkuvõttes tegelikult võib olla väga keeruline öelda või väga selgelt välja tuua seda, mis oli selle katse mõju. Numbrid ei pruugi mõju näidata, aga nagu see sama kodanikupalga katse näitas, kvalitatiivne mõõde võib olla hoopis midagi muud. Ehk siis tibusid lugedes on esimesest lennust 3 ära tehtud, 2 on ootel ja teisest lennust 1 on läinud töösse ja 3 on ettevalmistamisel ja mõned on siis ka paraku ära kukkunud. Aga milleks see vaev on see, et seda katsetavat mõtlemist tuua inimesteni on see, et järgmisel korral nad mõtleksid, kuidas saaks mõju mõõta ja millega me võrdleme. Ja 2 sellist epiloogis ja lõppu väga lühidalt oli, ma istusin ühel esitlusel, kus Kaitsevägi vaatas ühte ettekannet ja üks nendest küsis, et aga mis siis katse välja tõi, mis vahe on eestlastel ja venelastel. Ja see inimene, kes oli osalenud katsetamise praktikumis, osutas sellele slaidile ja ütles, vaata, mis sinna slaidi all on kirjutatud, N ja selle järel järgnev number, valim on liiga väike, selle pealt sa ei saa midagi järeldada. Ja teine epiloog, kuuldes siis 3. katsetamise praktikumi päeval kõrval lauas sellist ahastavat ohet, miks me üldse peame katsetama, miks me ei võiks seda lihtsalt ära teha ja tema tiimikaaslast talle ütlemas, aga kuidas me siis teame, kas see üldse töötab. Sellega ma lõpetan ja aitäh ja vabandust, et ma köögipoole lugudega üle läksin.
Suur aitäh, arvan suurepärane epiloog ettekandele ja liigume kohe edasi Johanna Vallistu juurde, kes siis peegeldab natuke neid samu teemasid, aga et kuidas nad siis uurimisprojekti vaates avanesid. Ma arvan, et digivahendajad köögilood läksid natukene pikemalt, sest need olid ülihuvitavad. Aitäh, Helelin, ja väga hea meel pärast neid kahte inspireerivat avaettekannet siis rääkida sellest, mida me selle suure projekti põhjal, nende tulemuste põhjal siis Eesti osas saame välja tuua. Mina olen Johanna Vallistu, Ragnar Nurkse instituudi teadur ja koos siis Külliga, professor Külli Sarapuuga selle ettekande kokku panime, et mida siis Eesti kohta välja tuua ja järeldada. Ja kuidas me sellele lähenesime, oli siis väga keeruline tegelikult ju võtta kokku lühidalt 5 aasta uurimistöö tulemusi. Aga me märkasime ühte huvitavat asjaolu, et kui me vaatame katsetamise teemalist kirjandust, siis katsetav poliitika kujundamine on kirjanduses esitatud justkui selline väga palju tõotav lähenemine. See aitab siis teha targemaid otsuseid, olla innovaatilisem, ka tulevikku vaatavam ja arvestades sellist väga keerukat konteksti, milles maailm üleüldiselt elab, siis võiks ju see olla selline viis, kuidas neid uudseid poliitika lähenemisi, meetmeid, lahendusi, sekkumisi siis luua. Aga intervjuu tulemused näitasid, et praktikas on katsetamine seotud väga mitmete keeruliste väljakutsetega. Ja see juba omaette on väike paradoks ja nendes allteemades siis leidsimegi mitmeid vastuolusid ja toome neist välja 4 vastuolu ehk paradoksi, mille lahkamine siis võiks anda aimu, et kuidas Eestis katsetava poliitika kujundamisega paremini edasi minna. Ja muidugi nende sees on ka mitmeid väikeseid paradokse. Esiteks siis muidugi paradoks sellest, et kui me mõtleme katsetamise eesmärgil üldiselt, siis selleks on õppida, saada midagi uut teada, muuta oma väärtuseid, arusaamu mingisuguse lahenduse kohta ja siis ka loodetavasti selle uue informatsiooni pealt minna kas edasi lahendusega või mitte minna, kui me saame teada, et see ei tööta. Aga mida me Eesti puhul näeme, on see, et paljud katsed on jäänud siis ühekordseteks üritusteks, kus ka seda õppimise aspekti ei ole kohati väga palju arvesse võetud. Kui me vaatame õppimise teemat laiemalt, ka oma intervjuu tulemuste põhjal, siis me näeme, et õppimist mõjutavad hästi mitmed aspektid. Et tuuakse välja seda, et kas me oleme seda planeerinud ette, et kuidas me õpime, kas meil on indikaatorid paigas, siis see, et kes on kaasatud katse läbiviimisesse, katse erinevates faasides ja lisaks siis ka see, et kes vastutab. Need mõned tsitaadid siis intervjuudest näitavad, et tihtipeale see õppimise faas ei ole ette planeeritud ja siit selgub ka üks selline selle teema sisene miniparadoks ja see on see, et tihti, kui me räägime katsetamisest, siis me mõtlemegi seda sama katse läbiviimise protsessi justkui uurimuslikku etappi, et me alustame ja lõpetame katsega, aga selles planeerimisfaasis siis jääb see katsele järgnev osa kuidagi tähelepanuta, eriti siis Soomega võrreldes seda mainiti. Aga ka toodi ka seda välja, et isegi kui me seda plaaniksime, siis Eesti avaliku sektori ressursid on nii õhukesed, et tihtipeale on mõned üksikud inimesed, kelle kanda see piloteerimine on ja nemad on siis ülekoormatud. Samas saab välja tuua ka seda, et näiteks võrreldes soomlastega me oleme suhteliselt palju paindlikumad selle osas, et milline peab olema see katsedisain, et me saaksime sellest õppida. Kui siit ülevalt vasakpoolset tsitaati vaatate, siis siit tuleb välja, et meil ei pea olema alati juhuslikkustatud kontrolluuring selleks, et me saaksime seda nimetada õppimisväärseks katseks, et ka erinevad piloodid ja disainkatsed hästi võivad siis toimida. Kui me paneme sellisesse teoreetilise perspektiivi, et meil on ilmumas selle kohta ka üks artikkel peagi, siis
me toomegi välja selle, et ühest küljest peab olema õppimise jaoks katse üles ehitatud kui uurimisprotsess, et mida siis mõjutavad disain, fookus, kontrollrühma olemasolu, hindamiskriteeriumid, nii edasi. Aga teisalt siis seal taustal ka ülioluline arvesse võtta, et see on ka juhtimisprotsess, et me mõtleksime aegsasti läbi kas endale seatud eesmärgid, et mille põhjal me siis otsustame, kas eskaleerida või mitte. Pigem näeme Eestis seda, et hakkame minema ja vaatame, kuhu jõuame. Ma arvan, et Heleliini ettekande põhjal on ka väga arusaadav, miks selline lähenemine on. Aga samas Soome puhul nägime, et sageli seda suudetakse ikkagist teha. Ja kolmas, sageli ka selline nähtamatu protsess on ikkagist katsetamise poliitiline dimensioon, et kipub olema poliitiline protsess, eriti kui me tahame selliseid suuri katseid läbi viia, aga seal tuleb lihtsalt siis arvestada seda sama, mida Heleliin mainis, et kui see muutub suureks, poliitikud on kaasatud, siis tekivad sinna juurde sellised riskid, et me katsetame siis selliste teemadega, mis on poliitilises agendas või proovime oma väärtusvalikuid siis kinnitada või ümber lükata. Teine paradoks selles teemas on see, et katsetamine nõuab aega ja ressursse, aga eriti just viimastel aastatel me tegutseme siis sellisel kärpimisele survestavas keskkonnas, mis seda katsetamist raamistab. Ja paratamatult üleüldiselt on see paradoks siin selles, et katsetamine sellise pika uurimisprotsessina väga hästi alati ei mahu ka sellisesse poliitikatsüklisse ja probleemitsüklisse, et ta peaks olema siis väga hästi alustatud, ütleme siis uue valitsuse tegevuse alguses, et me jõuaksime sellised suured strateegilised katsed ellu viia. Nüüd nende ressursside puhul hakkab kumama läbi siis suhtumine katsetamisse ja Eesti katsetamiskultuur, mis on väga eripärane, kus me näeme seda, et me kipume katsetamist tõlgendama kui raha raiskamist. Siin on ka siis tsitaadid, eks ju, paremal üleval, et kui me eraldaksime maksumaksja raha katsetamiseks, hakkaksid häirekellad tööle ja avalikkus küsiks, et miks õpetajad samal ajal nälgivad. Või et kui vasakul üleval, kui juht kasutab katseks raha üldisest eelarvest, see ebaõnnestuks, võiks see olla justkui ressursi raiskamine. Samal ajal on näha, et Euroopa Liidu struktuurvahendite kasutamisvõimalus on justkui katsetamist soodustav tegur, et seal ei ole niivõrd siis meie enda raha, vaid selline suurem rahapott, kus ütleme siis sellise raiskamise süüdistamist on keerulisem teha, aga samas Euroopa Liidu struktuurvahenditega ja fondide rahaga seostuvad väga selged piirangud. See tuli ka välja, et seal on vähem võimalust eksimiseks, et me ei saa öelda, et me katsetasime, midagi ei tulnud välja, vaid peame alati siis näitama seal lõpus mingit valmis prototüüpi. Ehk siis nüüd meie järeldus ka sellise ressursiahta süsteemi teemadel on see, et siiski katsetamine on siin võimalik. Eesti puhul me nägime, et raha ei olnud põhiline tegur, mis katsetamist takistab, pigem toodigi siis välja inimressursi puudust, ideede ja initsiatiivi puudust. Aga samas, kui võrrelda Soomega, siis me siiski näeme, et selline keskne ülalt alla rahastus, ka poliitiline mandaat selle rahastuse juures võiks olla see tegur, mis aitab neid suuri strateegilisi katseid teha. Et Eestis pigem nad siis on asutuse eelarvega seotud ja pigem väikesed katsed. Aga veelgi olulisem selle ressursi teema juures tõesti on selline katsekultuuri ja hoiakute muutmise küsimus, et kas katsetamine on kokkuhoid, nagu seda nähakse siis Soomes, et katsetame selleks, et mitte kulutada raha mitte töötava lahenduse pikaajalise elluviimise jaoks, vaid pigem siis me näeme teda kahjuks sageli raiskamisena. Ja me siis pakume välja, et katsetamist võiks ju näha ka võimalusena selleks, et kuidas siis kärpida, et kuidas siis paremini toime tulla, kui me peame oma riigi lähenemist muutma vähenevate ressursside tingimustes, siis me samamoodi ei tea, mis asjad toimivad, katsetamine võiks olla siin lahendus. Kolmas paradoks on siis seotud poliitilise ajaraamiga ja sellega, et poliitikute tähelepanu on valikuline ja piiratud, aga strateegilisi katseid ei saa teha ilma poliitikute osaluseta. See oli hästi selge tulemus, mida me nägime Soomes tehtud intervjuude põhjal nende strateegiliste katsetega seoses.
meil on nende ajaraamide kohta ka üks teadusartikkel, üks auhinnatud teadusartikkel, mis on väga põnev lugemine, mis jällegi avab ka seda mõtteparadoksi, et me ei saa mõelda katsetamisest kui vaid sellisest uurimuslikust poliitika neutraalsest protsessist, vaid siia sõidavad need poliitilised otsused, probleemitsüklid sisse. Ja samas Eestis seda tajutakse päris hästi, et seda tuli intervjuudest väga palju välja ja mõned näited siis ka sellest dilemmast, mida see kaasa toob, et või kui tajutakse ka ametkonna tasandil, et Eestis on poliitikutele ootus, et nad peavad kiiresti lahendusega välja tulema. Näiteks all vasakul poliitikud tunnevad, nad peavad tule kohe kustutama, elavad päev korraga. See teeb poliitikakatsete tegemise keeruliseks. Nad tahavad täna seemne mulda panna ja homme porgandi välja tõmmata. Kui me nüüd mõtleme tagasi viimaste aastate kriisidele, meil on olnud energeetikakriis, meil on olnud erinevaid julgeoleku hirmust tekkinud selliseid lahvatusi, eelarvega seotud teemad, et ka see surve meedia poolt on hästi suur, et poliitik peab alati teadma Eestis, mis on see lahendus. Ei ole lubatud öelda, et mina ei tea, kuidas me seda lahendame, et hakkame palun katsetama. Ja siin alumine parempoolne tsitaat siis ka peegeldab seda, et kui näiteks elektri hind tõuseb järjest, minister peab olema 15 minuti pärast televisioonis ja lubama lahendusi. Ja siis nad lähevadki, ütlevad välja mingi lahenduse, mis ei pruugi tegelikult mõistlik olla ja meie siis ametnikena peame kuidagi tegema nii, et see töötaks. Ehk seal väga tugev vastuolu, mis tuleb, kui me analüüsisime ka siis võrreldes Soomega neid hoiakuid ja seda kriitikahirmu, siis ega Soome meedia ei ole armulisem. Ta on samamoodi väga kriitiline, aga seal seostatakse katsetamist pigem sellise julguse, innovaatilisusega, ressursside kokkuhoiuga ja ka poliitikud ise on siis võib-olla natukene paksema nahaga, et nad julgevad välja minna ja öelda, et me katsetame sellega, sest me ei tea, mis on hea lahendus ja see on okei. Eestis pigem me siis kardame saada kriitikat, laitust, ei taha teha selliseid, ei taha ennast siduda ettevõtmistega, mis ei pruugi õnnestuda. Ja neljas paradoks siis seotud sellega, et millest ma alguses rääkisin, mis on siis see kirjanduse laiem lubadus, et just kui selles turbulentses maailmas oleks vaja katsetavat poliitika kujundamist, aga me näeme paraku, et vigade tegemise hirm hoiab katsetamist tagasi. Ja kui me vaatame, mis meil intervjuudest siis selgus, siis nähakse, et see katsetamine on justkui suur risk, mida hakatakse võtma, et kui see katse ei näita positiivset tulemust, mis seda skaleerida, siis nähakse seda ühiskonnas läbikukkumisena. Ja meil oleks vaja siis sellist hoiakute muutumist, et me saaksime välja minna oma seni toimivate lahenduste mugavustsoonist. Ja mingis mõttes on ka see selline laiem kokkuvõtlik teema. Me näeme, et meil oleks vaja keskenduda katsetamise teema puhul legitiimsuse loomisele ja mul on hea meel, et see haakub ka Helelini sõnumiga, et koos sellise positiivse kogemuse kasvamisega tuleb Eestis ka see katsetamiskultuur, vähemalt meil on selline hüpotees, et läbi siis selle, kui meil on häid näiteid, aga et me oleme ka siis erinevat tüüpi katseid läbi viinud, kindlasti on see siis eelduseks sellele, et katsetamine muutub siis meie üldises poliitikakujunduse kultuuris legitiimseks lähenemiseks, aga me peame siis ka arvesse võtma kõiki neid teisi asju, mida ma eelnevatel slaididel välja tõin, et selleks, et jõuda just nende suuremate katseteni, kuidagi peame ka rohkem poliitikuid sellesse teemasse kaasama, et jõuda ka oma esimeste strateegiliste katseteni. Ja siis ka ehk levitama rohkem sellist mõtteviisi, et katse ei ole ainult uurimislik ülesanne, vaid siia juurde tuleb siis ka neid teisi etappe plaanida ja ka paratamatult tõesti Eesti kontekstis, väikeriigi kontekst, kus meil on inimesi väga vähe igas eluvaldkonnas, et kuidas siis toime tulla just selle inimeste ja nende ajaressursi puudusega. Aga
siinkohal mina lõpetan ja jään huviga siis ootama peegeldusi. Aitäh! Suur aitäh, Johanna! Et nüüd on tõesti meil hea meel kuulda siis võib-olla 2 sellist peegeldust nendele teemadele, et meil juba mitmed märksõnad tegelikult hakkasid ka korduma siin: juhtimine, raha, poliitika, õppimine. Ja esimesena ma annaks sõna Ulla Saarele, et mida siis eelnevast arvata ja kuidas ja kuhu Eestis edasi minna? Aitäh ja ma kindlasti kordan paljusid neid mõtteid, mis on juba siin läbi käinud, et aitäh eelkõnelejatele. Minul on nüüd isiklik kogemus töövaldkonnas 3 suurema katsetusega. Esimene neist oli töölepingu seaduse pilootprojekt, kus me siis reaalselt kehtestasime töölepingu seaduses 8 aastaks ajutise regulatsiooni, mis siis võimaldas teatud sektoris, kaubanduses sõlmida muutuvtunni kokkuleppeid. Muidu tavaline regulatsioon on see, et sa pead töötajaga sellise kindla aja kokku leppima, et mitu tundi ta nädalas töötab. Siis, mis me teeme töövaldkonnas, on, nagu Johanna jutust läbi käis, Euroliidu maksumaksja toel erinevaid tööturuprojekte, kus me oleme siis katsetanud või katsetamas, et kuidas tööturuga nõrgemalt seotud sihtrühmi uute lahenduste abil tööturule meelitada. Meil on sellel perioodil fookuses näiteks Ida-Viru naised ja just sellel põhjusel, et kui on näha olnud, et traditsiooniliselt näiteks mees on pere ülalpidaja, et naisel ei ole olnud kas siis vajadust või võimalust nagu tööl käia ja see sihtrühm siis andmetest selgelt eristub teistest sihtrühmadest. Lisaks keskendume vähenenud töövõimega inimestele ja seal piloteerime sellist sotsiaalset innovatsiooni ja ka 55+ siis inimesed, kus me teeme sellist tõelist tulemuspõhist vooru, et tahame näha, et need inimesed mitte lihtsalt ei raporteeritakse, et midagi nende inimestega tehti, vaid suurem osa rahast siis makstakse projekti elluviijale selle eest, et kui ta saavutab ikka selle tulemusena, et see inimene saab tööle. Ja lisaks oleme teinud selliseid traditsioonilisi müksamisprojekte, kus me oleme mõtestanud Töötukassa ja Tööinspektsiooni erinevaid infokirju klientidele ja vaadanud seal, et kas siis tööohutust suurendada või ka tööturu aktiivsust suurendada, et mis võiks seal kirjades olla, mis klientidele lähevad. Ja siis need õppetunnid, et see töölepingu seaduse katse oli minu meelest väga äge. Näitas mulle ära, et see ei ole võimatu teha sellist õigusregulatsiooni katsetust Eestis. Ta küll selles mõttes kukkus läbi, et katsele tuli tegelikult ainult 2 organisatsiooni. Aga jälle teiselt poolt minu meelest see tähendab ka, et ta ei kukkunud läbi, sest et ta näitaski meile ära, et mida järgmine kord nagu paremini teha. Ehk siis väga palju auru läks sellele, et tööandjate ja ametiühingutega kokku leppida tingimusi, et milline see regulatsioon peab olema. Ja need tingimused olid lõpuks liiga keerulised, et me ei oleks pidav nagu tagantjärgi tarkus on see, et kui sa teed õiguslikku regulatsiooni, mis eeldab, et tööandjad hakkavad midagi tegema, oma käitumises midagi muudavad, et siis sa pead ikkagi läbi mõtestama selle, et kas see ajaperiood, mil see katse kestab 2 aastat, et kas see regulatsiooni või selle võimaluse rakendamine tema jaoks tähendab näiteks mingi raamatupidamissüsteemi ümbertegemist, suures mahus töölepingute ümbertegemist, mis võib olla ikkagi temale nii halduskoormav, et ta ei ole valmis sinna katseprojekti tulema. Ehk siis kindlasti julgustan teisi, kel on huvi selliseid õigusregulatsiooni katseid tegema, aga jah, minu õppetund oli, et tingimused peaksid olema võimalikult lihtsad ja läbi mõtestatud ka just selle katsele tulijate, siis see rahaline investeering sinna või see halduskoormus. Lisaks minu õppetunnid nendest katsetustest, et ma olen ühelt poolt võib-olla nõus, et katse nagu iseenesest või sellise katsetamise julgustamine on nagu positiivne, aga samas ma olen ka veendunud, et katsetamine lihtsalt katsetamise pärast ei ole ka point. Me ikkagist lahendame mingit probleemi. Ja
mida ju ka teaduskirjandus ütleb, et kui sul lahendus on selge, näiteks ma ei tea, et vähenenud töövõimega inimestele töövõimetoetus on madal, inimesed on vaesuses, seal ei ole midagi katsetada, seal on selge, et sul on vaja lihtsalt tõsta mingit toetuse määra näiteks. Ehk siis katsetada on ikkagi mõtet siis, et kui sa päriselt ei tea, et mis on mingisuguse probleemi näiteks juurpõhjus või siis ekspertide teaduskirjanduse ja muu abiga, et sul ongi selline mitu potentsiaalset valiidset nagu lahendust, mida sa tahaksid katsetada. Ehk siis ikkagi keskenduda sellele probleemile, mida sa lahendad, mitte sellele nagu katsekontseptsioonile, et see katse on lihtsalt üks vahend selle probleemi lahendamiseks. Ja siis võib-olla minu õppetund, mis siin ka Helelini jutust näiteks läbi käis, et näiteks nende müksamiskirjadega, et me ka veetsime pikka aega, et partneri abiga need erinevad kirjasisud siis välja töötada, aga tulemus oli kohati selles, et see hakkas ikkagi fundamentaalselt lõhkuma seda alusmetoodikat, kuidas klientidega suheldakse. Et me saime aru, et meie rakendusasutuses on välja töötatud selline põhjalik metoodika, et kuidas kliendiga nagu suheldakse. Ja kui siis see müksamisprojekt hakkab mingit selle metoodika sellist fundamentaalset nagu alustala ümber pöörama või nende inimeste arvates, kes seda rakendavad, läheb see müksamine ikkagi vastuollu, siis ka tegelikult neid kirju kunagi laivi ei lastud, et seal ka taheti hakata neid fundamentaalselt nagu ümber kirjutama, mis tegelikult jälle selle eksperimendi või selle katse oleks teinud mõttetuks. Ehk õppetund kindlasti mulle, et ka jälle, et aru saada, et mis osa sellest süsteemist, et kuhu see katsetus kogu selles süsteemis on ju paigutub ja kas sa ründad selle süsteemi mingisugust fundamentaalset nagu alustala, et siis ei pruugi ka see nii lihtne olla. Ja nendest ESFI projektidest on vahel välja tulnud, mis teaduskirjanduses mainitakse seda kullast tualetipoti probleemi, et see lahendus on võib-olla nagu väga tulemuslik, aga ta on lihtsalt niivõrd kallis, et katsetati mingi ühe sihtrühma peal, oli edukas, aitas inimesed tööle, aga kui me nüüd mõtleme, et me seda laiendame, siis see tähendab seda, et meie mingid teenuse kulud näiteks 10-kordsel kasvavad ja jälle, et väga hea lahendus, aga tegelikult ei ole võimalik seda praktikas ellu rakendada. Mis mul veel oli õppetundidena? Kindlasti see kommunikatsiooni pool, et näiteks selle Ida-Viru naiste projektiga oli päris palju ühiskondlikku pahameelt, päris mitu artiklit, kuigi see oli Euroopa Liidu vahenditest, meil on seal alati ka see riiklik on ju oma panus sees, et ühiskonnas tekitas küsimust, et miks me paneme raha, miks me paneme just sellise sihtrühma toetamiseks raha, kas ei ole sellega midagi nagu paremat teha ja oli ka selline üleüldine nagu foon mõnedes artiklites, et mis mõttes riik ei tea lahendust. Mis mõttes ametnikud tulevad välja ja hakkavad panema potentsiaalselt miljonit või rohkem selleks, et mingid välised organisatsioonid tuua nagu lahendame. Et küsimus, et mille eest me sulle maksame, kallis ametnik, kui sa vastuseid ei tea. Ehk siis, aga jälle, et seda ei tohiks nagu karta. Oli ka jälle nagu hea õppetund, et kuidas seda kommunikatsiooni tulevikus paremini teha, kuidas ette valmistada seda meediale põhjendusi, ühiskonnale põhjendusi, et miks me teeme, eriti ka töövaldkond, me ju katsetame justkui nagu inimeludega, et seal on need eetilised küsimused ja see juhtkonna briifimine, et kas minister on teadlik, temaga need sõnumid ikkagi lõpuni läbi peegeldatud ja ka oma tiimiga, et kas oma tiim saab aru ja oskab selgitada, kellele iganes, kes küsib, et miks me seda just selliselt teeme. Ja lõpetuseks mõjude hindamine, et sellele kindlasti alguses mõelda, aga mis ka Helelini jutust ju välja tuli, et just see, mis on nagu huvitav või vahel ka keeruline koht, et see positiivne mõju nagu ka alguses näidati selles Soomes kodanikupalga katses, et see ei pruugi olla selle katse nagu algsete parameetrite kohaselt, vaid see võib olla väljenduda mingis muus aspektis. Aga siis on jälle see küsimus, et kuidas sa selle muu aspekti nagu kätte saad täpsemalt
Ja sellistel sotsiaalteemadel on alati, mis minu käest ka ministrid või avalikkus tahab kätte saada, on seda puhas mõju. Et ütle siis otse välja, et selle meetme, me panime nii palju sisse, tehti neid ja neid tegevusi, et mis on nüüd, et see fakt, et inimene sai näiteks tööle, et mis on selle meetme panus sellesse, mis on see puhas mõju. Ja fakt on ju see, et tegelikult, et kui inimene sai tööle, seal võis olla nagu miljon muud põhjust. Ja tegelikult see, mis näiteks mingi katseprojektis, mingi organisatsiooni või mingi programmi raames temaga tehti, see ei pruuginud tegelikult üldse olla see konkreetne põhjus või see ainus põhjus, miks ta sinna nagu tööle sai. Et see on alati ka minu valdkonnas võib-olla üks selline keerukuse koht. Aga siinkohal kõik ja mina kindlasti katsetamisest ei loobu. Ja kuigi on olnud võib-olla selliseid keerulisemaid aegu ja keerulisemaid kohti, et see ongi see katsetuse ju osa, just see loomulik, et kõik katsetused, kui kõik katsetused õnnestuksid, siis nad polekski katsetused. Nii et julgustan kõiki ja kui kellelgi on küsimusi, et siis saan mõnele vastata. Ja ma võib-olla küsiks siis, et chatis on selline huvitav küsimus, et ma võib-olla isegi parafraseeriks natuke või sõnastaks ümber, et see puudutab just jukude ehk siis juhustatud kontrollkatsete kasutamist regulatsioone puudutavates katsetes ja sul on endal see otsene kogemus olemas tööregulatsiooni katsega, et kas siis Eestis on sellist tahet, võimekust, ruumi selleks, et regulatsioonide puhul teha selliseid juhustatud kontrollkatseid, kus siis on kontrollgrupp ja mis peaks andma siis selliseid võrdlevaid tulemusi, nagu näiteks Soomes on rakendatud. Ma arvan, et pinnas seda teha kindlasti on, aga minu see töölepingu katse päris selline ei olnud, eks, et seal meil oli ju eelkokku lepitud tööandjate ja ametiühingutega konkreetne sektor, mis siis lähtus äriregistri ettevõtte on ju koodist ja kõik siis selle vastava valdkonna koodiga said oma töötajatele selle muutuvtunni uue lepinguvormi rakendada. Et ta ei olnud nagu selline päris kontrollgrupp ja me ei suutnud võrrelda päris seda, et me nüüd oleksime võtnud näiteks selle kaubandussektori ja siis võrrelnud seda mingite teiste sektoritega, kus ei olnud neid lepinguid tingimata. Me keskendusime sellele ühele sektorile ja seal oli ka probleem, et ega lõpuks meil mingeid gruppe ju ei tekkinud, sest ainult 2 tööandjat kasutas seda. Siit tuli ka kohe jätkuküsimus, et kas õiguses üldse on võimalik jukut rakendada? Ma arvan, ikka on võimalik ja me alguses tegelikult murdsime päris palju piike näiteks tänase just digiministeeriumiga, kes väitis, et kuna Eestis ei ole sellist katsetamise regulatsiooni, et siin ikka väljatöötamiskavatsus kõigepealt ja aasta aega menetlete seda väljatöötamiskavatsust ja siis hakata seda seaduseelnõu kirjutama. Aga sellest me saime ikkagi selgitustega ka üle, et ma ütleks, et protseduuriliselt on see võimalik ja ka igas muus aspektis, et kui tahe on olemas, kui see probleem nagu sobitab sinna raamistikku, siis muidugi tehke, proovige veel, et mitte ei oleks ainult töövaldkonnas neid. Suur aitäh meiega ühinemast, et ma saan aru, et sa pead kohe liikuma järgmisele üritusele, et meie siis anname sõna Piret Õnuristile ja uurime, kuidas see kõik rahvusvahelisest vaatest paistab ja et kui see Eesti kogemus, tänane kogemus panna rahvusvahelisse pilti, et mida siis arvata? Aitäh, Külli. Ma arvan, et probleemid hakkavad korduma, et ma võib-olla natuke käin siis need paradoksid läbi ja toon mõned näited rahvusvaheliselt ka, et kus me oleme samu paradokse näinud. Aga võib-olla esiteks, et mida on meie poolt vaadatuna edukaks katsetamiseks vaja. Et kõigepealt oleks vaja, millest on ka räägitud, on vaja oskuseid. Me näeme palju selliseid piloote, trialeid erinevates riikides, mis on väga viletsasti läbi viidud, et tegelikult ei ole see õppimise ja hindamise valdkond või pool ei ole väga hästi läbi mõeldud ja ei olegi võimalik õppida nende pilootide põhjal, kuna see disain on vale, et ei ole ka tehtud korralikku jukusid või ABD-sse või difference teste, et ei ole võimalik ka hinnata, et mida reaalselt siis selle katsetuse või piloodi raames õpiti. Ja need oskused on väga olulised, et need peavad olema ka paigas enne, kui sellised nagu
rahastuse või strukturaalseid nügimisi, et rohkem katsetamiseks ametnike seas. Et me nägime seda väga-väga selgelt Kanada näitest. Kanada näitest 2018. aastal nende peaminister andis oma direktiivi, katsetamise direktiivi siis föderaalsektorile, öeldes, et 10% nii-öelda ametnikkondade või osakondade eelarvetest peaks minema katsetamisele. Kas siis järgmisel aastal oli väga palju katseid Kanadas? Ei olnud, sellepärast et ametnikel puudusid oskused reaalselt planeerida ja ellu viia katseid. Ehk siis raha oli, poliitiline surve isegi katsetuste läbiviimiseks oli, aga oskused olid puudu. Et ei olnud võimekust planeerida reaalseid katsetusi. Teiseks peaks kindlasti olema paigas luba ja kaitse ka. Et seda näeme me erinevates riikides hästi palju, eriti sellises saksa õiguse taustaga riikides, kus põhiõiguste riive on see valdkond, mida väga-väga tihti arutatakse. Et kas katse riivab põhiõigusi, kas meil on vaja seadusandlust muuta ja see on ka see valdkond, kus Soomes tihtipeale need nii-öelda seadusesse ulatuvad katsed lähevadki, et mis sai siis selgeks kodaniku palgakatse puhul, et reaalselt on vaja eraldi seadus selle jaoks, et on võimalik erineval viisil kohelda kodanikke nii-öelda katseraamis, et selle jaoks oli vaja reaalselt seadust muuta. Ehk on vaja ka ametnikele selgitada, et mis valdkondades neil on siis luba reaalselt teha, et kus nad saavad ise katsetada ja mis valdkondades on meil vaja ka sellist seadusandluse poolt luba või kaitset, et seda katset reaalselt läbi viia. Ja kolmandaks, mida me tihtipeale ei näe, et mis on ka selline problemaatiline, millest Johanna ja teised rääkisid, on selline poliitiline valmisolek reaalselt poliitika valdkonnas radikaalselt midagi muuta. Et tihtipeale me viime ju valdkonnas katseid läbi sellepärast, et me ei tea, missugune lahendus toimiks paremini. Ja probleem on tihtipeale see, et isegi katseks, et olgu tehke siis see katse ära, et selleks luba antakse, aga tegelik valmisolek poliitika valdkonnas midagi muuta, seda valmisolekut ei ole. Et seda oli ka põhimõtteliselt ka Soome katsetuse nii-öelda läbikukkumine kodanikupalga valdkonnas oligi tulenevalt sellest, et me hindasime seda kodanikupalga katset selle läbiviimise ja planeerimise ajal OECD poolt. Ja väga selge oli see, et ükski erakondadest, kes sellel ajal võimul oli ja isegi parlamendis oli, otseselt ei olnud katse vastu. Aga samas, kui rääkida poliitikutega sellest, et mis juhtub pärast katset, et kui tulebki sõnum, et kodanikupalk on hea idee, et kas tuleb veel üks katse või veel üks katse, et kuidas valdkonda edasi arendada, siis selle jaoks ühelgi erakonnal tegelikult valmisolekut polnud. Et sotsiaalvaldkonnas suurem reaalselt reform läbi viia, et reaalselt hakata liikuma kodanikupalga poole, seda valmisolekut ei olnud, mis tähendas ka seda, et katse planeerimise ajal poliitikud väga tugevalt sekkusid katse disaini ja katse saigi disainitud selliselt, et tegelikult kodanikupalga selliseid alustalu või eesmärke katsel hinnata ei olnud enam võimalik, kuna oli väga spetsiifiline sihtgrupp ehk töötud, ehk siis ei olnud tegelikult võimalik hinnata kodanikupalga pikaajalist mõju ka nendele, kes kogu ühiskonnale, et mida see tähendab kogu ühiskonnale reaalselt. Ehk väga sellised kriitilised probleemid tekivad siis, kui ei ole ka sellist valmisolekut poliitika valdkonnas muutuste tegemiseks. Ja nendest nii-öelda paradoksidest, mida me oleme näinud, et need paradoksid me näeme igas põhimõtteliselt valdkonnas, kui rääkida esimesest paradoksist, üksiküritustest, siis hetkel on hästi palju katsetusi viiakse tehisaru valdkonnas, ehk siis nii-öelda AI pilootide ja katsetuste läbiviimiseks erinevates riikides, kus me näeme, kas neid piloote on tehtud hästi palju. Meie viimane raport Governing with AI vaatas paari tuhandet neid piloote, aga milles probleem on just seal, et sellist pärast piloodi läbiviimist ka sellist skaleerimist ei ole läbi viidud. Ehk siis mida me pärast teeme, missuguseid otsuseid kuidas me neid lahendusi tegelikult skaleerime ja edasi viime avalikus sektoris. Kui rääkida ajast ja ressursist, siis tõesti on probleem sellistest eelarvetsüklitest ka, et isegi kui on probleemid, mis on tohutult kallid avalikule sektorile,
kus räägitakse kogu sotsiaalvaldkonnast või kliimamuutustest. Ehk jäetakse liiga vähe aega tegelikult probleemide sõnastamiseks ja läbimõtlemiseks. Me just viimati varsti anname ka välja väikese raporti teemal Rootsi Impact Innovation programmide puhul, mis on üks suuremaid programme, mille all on ka siis Vinnova rahastab katsetusportfelle suurte Rootsi erinevate valdkondade vee, kliimamuutustega, avaliku sektori katsetuste ja edendamiseks. Et reaalselt projekti kujundamine käis hästi kiiresti ja kui juba projekt eelmise aasta märtsis programmid käima läksid ja avaüritused järgnes, siis juba järgmisel päeval oli koosolek, et nüüd tuleb raha laiali jagada, et mis te siis teete. Et reaalselt ei jäetud isegi aega selle jaoks, et läbi mõelda, missugune on selline theory of change või muutuste teooria, et missuguse hüpoteesi tegelikult projektidega või reaalsete katsetustega hakatakse ellu viima. Et see on väga selline problemaatiline. Ja seda me näeme ka, et ka on sellises poliitilises suhtluses ja lahendustega juhtimises erinevates riikides, et tihti valitakse üks katsetuse või see lahendus välja, et tegelikult võib-olla isegi aitaks ka sellises meediasuhtluse poliitikutega suhtlumises see, kui on võimalust äkki paralleelseid lahendusi katsetada. Kui me ütleme, et me ei tea, missugune lahendus valdkonnas toimiks, et kui on võimalik ka selliseid katsetuste portfelle luua, et kui samaaegselt viia erinevates valdkondades või nii-öelda lahenduste variantides katsetusi, et me ei tea, et kas see on siis kodanikupalk või mingi muu alternatiiv. Kodanikupalk on väga kallis lahendus, et tõenäoliselt selle paralleelselt erinevaid lahendusi katsetada ei jõua või ei ole rahaliselt võimalik, siis erinevate väiksemate katsetuste puhul võib ka vaadata või rahastada erinevaid lahendusi, et vaadata kõrvuti samas ajaperioodis, et missugune lahendus siis tegelikult paremini toimiks. Et seda nii-öelda innovatsiooni valdkonnas me näeme hästi palju sellist ka portreellipõhinist erinevate lahendite katsetamist Singapuris kui Austraalias ja mujal, kus vaadatakse seda portreellipõhiselt. Ja muidugi viimaseks, et see viimane paradoks, et me kardame teha vigu, et kuidas reaalselt siis, et mis siis juhtub, et kas me katse läbi, me sellest avalikult räägime, et kas meid pannakse siis kuskil meedias suure surve all. Et võib-olla ma siin toon näiteks Hollandi, et kus Hollandis on katsetamiskultuur on tunduvalt levinum ja ka nende katsetamise raportid, et kui avalik sektor erinevad agentuurid viivad läbi katseid, siis need katset disainid ja tulemused alati avalikustatakse. Ehk alati on võimalik lugeda ka sellest, et mis läbi viidi, mis õpiti ja võib öelda tulemusena, et midagi halba ei ole sellest Hollandi avaliku sektoriga juhtunud, et katsetused on läbi viidud, on saadud ka neid edaspidi läbi viia. Ehk ei ole kogu avalik sektor sellest läbi kukkunud. Ehk tegelikult, kui selline kultuur on kujunenud, ka arusaam on kujunenud, me viimegi läbi eksperimente selle jaoks, et me ei tea kõigis valdkonnas, et meil ei ole kõigis valdkonnas lahendusi. Et kui mul oleks kõik lahendused ametlikul oleks olemas, siis oleks ju kõik hästi, siis ei peakski midagi tegema. Ehk siis ka see töökultuur või ka sõnastuskultuur või see, kuidas meedia kajastab neid katsetusi, et see pikemaajaliselt on ka selline protsess, mis annab tegelikult ka meediakultuuris muutmist. Ma jätan siia, et oleks aega küsimustele ka. Ja suur aitäh, Piret. Meil on tõesti mõni minut on veel aega ürituse lõpuni, et kui chati vaadata, siis meil on tegelikult õhku jäänud võib-olla 2 sellist küsimust ja mõtet, et üks seondub õppimisega, et kas siis on häid näiteid, kus tõesti on õppimine fookuses olnud katse puhul ja teine selline küsimus, et kas meil peaks siis järgmisel EL-i programmperioodil olema päris mõni katsetamise meede Eestis. Aga võib-olla ma isegi pöörduks korra Ringa poole ja küsiks Ringa käest, et kes meil on see katsetamise teema vedaja, et kas on midagi, mis sellest diskussioonist on sul jäänud meelde mõlkuma, mida sa tahaks veel kokkuvõtteks peegeldada? Või siis nendele küsimustele vastata? Ja ma arvan, et nende teemade paradokside peegelduste puhul on väga selge konvergents, mis on alati teadlastele rõõm näha, mis viitab meile, et me oleme reaalsusele saanud piisavalt lähedale taududa, mis need reaalsed probleemid ja ka võimalused on.
et aga minu arvates võikski kohe minna selle küsimuste ja diskussiooni juurde, et need küsimused, mis välja said juba toodud, ma arvan, et vääriks kindlasti arutamist. Ja ma arvan, et selle õppimise kohta, ma arvan, et näiteid ikka leiab, kus see reaalne soov ongi leida lahendus, eks ole, ja selles suunas siis töötada ja võimalikult palju infot arvesse võtta. Kui me vaatame, kui taheti tõesti teha seda meie eelarve eelnõu seletuskirja paremaks, soov oli reaalselt õppida, sest surve oli väga tugev, oli väga palju kriitikat selles osas, kui hästi see tingimata välja tuli, seda võib küsida, aga vähemalt soov oli küll väga tungivalt õppida. Mis see teine küsimus oli? Mul juba jõudnud üles kirjutada. Kas meil peaks järgmisel programmperioodil olema eraldi katsetamise meede, et innovatsioonimeede meil tegelikult ju praegu jookseb. Just nimelt see innovatsioonifond, eks ole, mida Riigikantselei administreerib, siis seal tegelikult ongi juba sisse kirjutatud, eks ole, et selleks, et saada sellest fondist toetust, peab olema projektis katsetamist, et ei saa tulla ettepanekuga, et meil on valmis lahendus, tahame seda rakendada, vaid just idee ongi, et me ei tea veel, kas see lahendus töötab ja me tahame katsetada. Nii et seal enamikus projektides, mis ongi toetust saanud, on see katsetamise aspekt sees. Ja mis tegi selle meetmega eriliseks, oli see, et sinna on sisse kirjutatud siis võimalused, projektid võivad läbi kukkuda. Seal pidi küll protsendi vist panema paika, et 40% projektidest tohib läbi kukkuda või mingi siukune orientiir oli, et ma arvan, selles mõttes on samm õiges suunas. Helelin, kas sul oma köögi poolt teades, kas meenub kohe mõni katse, kus on tõesti võib-olla selline, mis on olnud just õppimise seisukohast eriti silmapaistev? Ulla sellest nii detailselt sisse ei läinud, aga mulle tundub, et selle õppimise koha pealt hästi väärtuslikud on selle katsetamise käigus esile kerkivad mõjud, mille peale me ei osanud mõelda. Ja mõned nendest võivad olla positiivsed ja mõned võivad olla siis sellist seda äraspidist motivatsiooni tekitavad inimestes, mida meil oleks hästi mõistlik enne jaole saada, kui me millegagi hästi laialt liikvele läheme. Ja Ulla, ma mäletan, Ulla sellest ei rääkinud, aga Sten Andreas käis katsetamise praktikumis sellest rääkimas ja see oli selline pigem käitumuslik, mille peale nad ei mõelnud, aga nüüd võib-olla keegi siin on ruumis, kes mäletab täpsemalt, mis oli see päevade arv, mille Töötukassa sulle töötuna, kui sind võetakse arvele, kas see on mingi 60 päeva täna, pärast mida vaadatakse jälle midagi üle ja mille peale nad ei osanud mõelda, võib-olla see ei ole 60, keegi võib parandada, on see, et see fikseeriti, see päevade arv, pärast mida vaadatakse uuesti üle su taotlus ja võib-olla pikendatakse, tegelikult kiirendas inimeste tagasi tööle saamist, sest nad oma peas toimetasid selle esimese 60 päevaga. Aga see oli asi, mille peale nad tegelikult nii selgelt ei olnud mõelnud ja see ei olnud asi, mida nad teadlikult plaanisid mõjutada, aga see oli selle tulem. Ja kindlasti on selliseid katseid, kus me teeme parima kavatsuse ja saame aru, et see kutsub esile hoopis sellist või loob võimaluse millegi väärkasutamiseks või loob mingi teistsuguse motivatsiooni, mida me tegelikult tahtsime ära hoida. Ja selles suhtes ma arvan, see õppimine on just oluline asjad, mida me ei oska ette näha. Just. Aitäh. Piret, tahad veel midagi lisada omalt poolt? Just võib-olla selle õppimise perspektiivist, mis tegelikult ju peakski olema katsetamise peamine eesmärk ja tulemus. Et see on, ma arvan, et see peaks olema protsessi planeerimiseks üks selline tähelepanu valdkond, et see tuleb lihtsalt ära planeerida ka protsessi algusesse. Katse raames võib palju asju muutuda, aga metoodika peaks ikkagi alguses ka läbi mõtlema, et ka metoodika võib mõõtada, aga seda, kuidas me õpime, see tuleb algusesse vaadata. Et sellega seotud on üks küsimus chatist, et kas Jukut on võimalik üldse rakendada, et siis me peame mõtlema nende kontrollrühmade peale. Aga ma ei tea, kui palju Eestis sellega tegeletakse, aga ka selliseid eeleksperimente ja palju eksperimente teistes riikides viiakse läbi ka laboritingimustel. Ehk reaalselt inimesed ei koge, aga nad siis ka laubaaris kontrollrühm ja päris siis treatment rühm
siis nad saavad erineva informatsiooni või nende viiakse erinevatesse situatsioonidesse, siis nad annavad siis teavet selle kohta, et kuidas nad siis selles situatsioonis käituvad. Ehk et ei pea ka kohe hüppama sellises reaaltingimuses eksperimente, et võib ka laboritingimustes esialgse informatsiooni kätte saada ja siis pärast minna, et kui on esimesed tulemused käes, et siis võib minna ka neid sellises päriselus testima, et ei pea olema ka alati jääma sellesse kinni, et nüüd meil on selline põhiõiguste riive katsetusega seotud ja me ei saa üldse midagi teha. Et tihtipeale saab ka selliseid põhiõiguste riivega seotuid valdkondi ka laboritingimustes uurida. Aitäh, et meie aeg ongi tänaseks otsas. Suur aitäh Helelinile, Ullale, Piretile meie seminariga ühinemast, et kellel on veel huvi uurimisprojekti tulemuste kohta, võib meiega alati ühendust võtta ja siis jätkame katsetamisega. Et edu ja ilusat päeva kõigile!